külajutte räägitakse ikka edasi, midagi ei ole teha. Tere tulemast Võrkturunduse lehele, minu nimi on Kristjan Kiis. Mõtlesin, et teen kähku ühe video. Miks? Aga sellepärast, et juhtus üks asi, millest ma olen nagu kohe imestunud, täiesti sügavalt imestunud, et kuidas selline suhtumine. Kuid väga hea suhtumine, olen tänulik sellele inimesele ja räägin ühe loo. Lugu selline, et vaatasin internetis erinevaid inimesi ja vaatasin, et kes oli reisil käinud. No, ma ise tegelen reisidega, siis vaatasin, et võtaks ühendust ja uuriks, et kus sa käisid ja mis sa tegid seal, kaua sa olid ja no just ühelt poolt saada teada, et kus inimesed reisil käivad, mis seal nagu head võiks olla ja teiselt poolt uurides ka seda, et kas, kui tihti sa reisid ja kust sa oma reisid ostad ja no ikka uurid, kui sa mingit toodet või teenust pakud, et kuidas äkki saad ise kasulik olla, on ju. Ja siis ta uurib, et kas see on see, et mis ettevõttega on tegemist ja uuris nagu nii. Ja inimene, kellega ma suhtlesin, on võrkturundus elukutse juures tegev. No, mina tean, et kindlasti rohkem kui 4 aastat ja võib-olla isegi rohkem. Ja ta on kuidagi, et kas see on see ja see ettevõte. Ma ütlesin ka, et jaa, et see on võrkturundus ettevõte ja meil on siin hästi toredad kliendipaketid, et võib-olla me saame kuidagi kasulikud olla, et oled sa teadlik. Aga inimene on täiesti vastu, no kohe niimoodi, no. No, ma viisakalt uurin, et okei, et ma siis ei hakka sulle midagi pakkuma, et kui soovi, aga et kas sul on halb kogemus või uurisin natukene, et seda poolt. Ja inimene kohe kuidagi nagu ei taha rääkida ja kuidagi tunned, et on niisugune tõrges. Huvitav, ma olin natuke hämmingus, et tavaliselt professionaalsed võrkturundajad alati ütlevad, et kui sul on võimalik, kui sul vähegi on võimalik osta tooteid või teenuseid, mis on samas hinnaklassis või sinna lähedale või osta alati võrkturundusettevõtte käest, sest kui meie ei näita erinevatele inimestele, et meie valdkonna tooted ja teenused on head ja väärikad, kuidas me siis tahame, et meie firma tooteid ostetakse? Kui meie ise ei näita ette, et võrkturunduse tooted ja teenused on head ja ise neid ei tarbi, miks me siis loodame, et meie tooteid keegi peaks tarbima? Ja ma mõtlesin, ma kohe pean selle video tegema lihtsalt sellele, et pangem endale südamele. Kui sa oled võrkturundaja, kui sa tahad siin saavutada suurt edu, kui sa tahad, et sinu sõbrad ja tuttavad näeksid ja saaksid aru, mille pärast inimesed ostavad erinevate võrkturundusfirmade tooteid, miks nad on head, siis kasuta ka ise neid. Või vähemalt soovita edasi, kui sa tead, et kellelgi on tõesti hea toode, siis ütle, et näed, tema käest saab või et ma olen kuulnud sellist lugu. Hoiame latti kõrgel. Näitame inimestele, et võrkturunduse tooted on tegelikult ka väga head. Kas olles ise kasutaja või soovitades kedagi teist. Aga proovime mitte jätta sellist eeskuju, et ei, kui on mingi teise võrkturunduse firma tootega tegu, kus ma ise ei ole nagu osaline, et siis ma ei taha isegi mitte kuulda. See on nüüd see näide, miks ikka veel võrkturundus on jäänud tahaplaanile, miks inimesed ei usalda. No kui sina ei usalda ja kui sina ei soovita edasi ja kui sina arvad, et ainult sinu ettevõte on hea, siis come on. See tuleb sulle ringiga tagasi. Ei lähe sul hästi, ei lähe teistel hästi, külajutte räägitakse ikka edasi, midagi ei ole teha. Ma pidin selle video tegema, sest see on tõsiselt meie igaühe käsi südamele asi. Palun austage kõikide
legaalsete võrkturundusettevõtete tooteid. Kui sa ise neid ei tarbi, aga sul on mõni hea kogemus või su sõber on rääkinud, soovita edasi. Kui endal vähegi võimalus, kasuta ka teiste võrkturundusfirmade tooteid, näidates nii, et need on head. Meie valdkonna tooted on tõsiselt head. Hoiame lippu kõrgel, sest et kõik ettevõtted on ju selleks loodud, et tekitada siin mingisugust lisaväärtust. Toodetes on midagi paremat ja mis kõige tähtsam, sul on ju olemas inimene, kes on sinu nii-öelda kliendihaldur, kes sul alati vastu tuleb, kes sind alati toetab, kes alati annab sulle head nõu. See on väärtust, mida väga harva saad sa kuskilt poest või teenindusest, praeguse teeninduse kultuuri üldse vaadates, eks ju. Hoiame lippu kõrgel, austame kõiki teiste firmade tooteid ja soovitame neid teistele. Isegi siis, kui ise ei kasuta, kui vähegi võimalik, kuulake teised inimesed ka ära, saate ju teada, kuidas teised esitlust teevad ja mis teistes toodetes head on. Alati on millegist õppida. Ma loodan, et sa said siit videost väärtust. Ole hea, kommenteeri siin video all, anna teada, võib-olla räägi oma lugu, võib-olla sul on mingi oma mõte ja jagame seda infot. Vaatame, kuidas me saame kõik kasulikud olla üksteisele, eks ju. Nii et pane like, kui sulle meeldis, jaga, kui tunned, et sellest on siin midagi väärtust. Ja minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.